tulemast Eesti Mänguteraapia Akadeemia podcasti. Mina olen Sirli. Ja mina olen Signe. Oleme jälle taas teiega. Ja ega nende teemadega on nii, et need kuidagi iseenesest tulevad meie juurde. Ja sel korral tuli selline huvitav teema. Kas ma nüüd ütlen õigesti? Fofo. Et ma ei tea, kas meie kuulajad on sellest kuulnud midagi. Mina pean tunnistama, et minuni väga tihti selline info ei jõua. Sellepärast, et ma ise juba 20 aastat pere- ja koduajakirja ei loe ja need vanemluse teemad niimoodi kuskilt võib-olla lipsavad sisse, aga neid raamatuid ka ma nii enam läbi ei tööta, nii nagu kunagi sai tehtud. Aga siit-sealt, see info tuli kuidagi korraga minuni. Et räägiti mulle, kuidas vanemad siis seda kasutavad ja siis äkki kuskilt tuli, Signe, kas sina saatsid, kuskilt tuli ka täitsa artikkel Perest ja kodust, kus sellest kirjutati. Oli vist, jah. Et vist oli ja siis ma mõtlesin, et vist on aktuaalne teema. Aga kes ei tea, mis asi on see Fofo? Vahva vanemlus. Siis seal on vist mitu varianti, aga see ingliskeelne oli fuck it and find out või? Fafo. Fifo. Ma ei jõuagi niimoodi väga kaugel. Ütle, kuidas see õige on. Ma ei mäleta enam seda, aga sisuliselt on ta vastukaaluks tulnud siis sellele pehmele vanemlusele, mida siis võib-olla selle 4. vanemlussüsteemis võiks nimetada selleks kõikelubavaks vanemluseks. Et on sellele vastukaaluks tulnud, mis iseenesest on ka nagu kõikelubav vanemlus lihtsalt siukse autoritaarse nüansiga. Ta on, ma sain aru niimoodi, et ta on siis praegu hiljuti üles kerkinud ja tegelikult üldse mitte mingil teadusel baseeruv, aga lapsevanemate poolt kasutusele võetud lähenemine. Ja rohkem siis leiabki selle kohta infot sotsiaalmeediast, aga ma sain aru, et isegi Eestis teatud puhul võib-olla mitte ainult lapsevanemate seas, vaid ka isegi mõned spetsialistid võivad seda soovitada. Aga idee on siis seal selles, et mis ta oli siis? Soovitakse õpetada lastele sisuliselt põhjus-tagajärg seost et siis laps ise läbi katsetab selle, kuidas need tagajärjed tulevad tema otsustele. Ja see lühend, ütlen nüüd, kuidas see oli? Fafo. Ja see idee oligi see, mis ma seal inglise keeles üritasin siin enne öelda, on ju, et ongi see, et ütleme kuradile kõik saa ise teada. Ehk et kui laps siis ei taha panna kindaid kätte, väljas on meil -20 kraadi, siis las olla, mine välja, saad ise kogeda ja järgmine kord paned siis kindad kätte. Et idee on nagu selles, ma saan aru. Ja võt nagu sa ütlesid, et vastukaaluks siis sellele nii-öelda pehmele vanemlusele. Kui sa mõtled, Signe, selle peale, mis see oma olemusult on, siis mida sina sellest asjast arvad? Kas pehme või see? See fafo ikka, see fafo. Ja minu jaoks ta väga ei erine sellest trendikast pehmest vanemlusest, mille mõte on ju ka tegelikult last juhtida läbi siis nagu teadliku kuulamise ja peegeldamisega, mida sageli tehakse valesti. Selles mõttes, et ta on ikkagi sarnane minu jaoks selle fafoga siis. Mis mõttes ta sarnane? Mis mõttes sarnane on? Selles mõttes, et mulle tundub, et mõlemas vanemluses, kui fafo jätab lapse sageli üksi neid järeldusi tegema, siis teisel pool me reageerime liiga üle võib-olla ja ei saagi lapsed neid järeldusi iseenda jaoks teha. Et me kustutame justkui need, ta on nagu minu jaoks nagu ühe skaala või ühe siukse kaalukiige erinevatel pooltel, kus me tahame tegelikult sinna keskmisesse jõuda, aga me oleme ikkagi äärmustes nendega. Kaks äärmust. Kaks äärmust, jah. Et ma saan aru siis, eks ole, et see pehme vanemlus, see, mis sa mõtled, on see, et pehme vanemluse puhul me ei pane neid piire nii palju, ei kehtesta ennast nii palju ja siis
Fafo võtab siis just selle poole. ta võtab ka nagu piirid ära ja laseb ise nende piirideni jõuda, aga see pehme vanemlus, kui seda nagu ei tehta päris õigesti, kui nii võib öelda, siis ta ka justkui ei pane piire. Näiliselt võib-olla isegi on piirid, aga need piirid kustutatakse ära, sellepärast et see peab tegelema tihti mingisuguste ebameeldivate emotsioonidega. Ja noh, teinekord on ikka päris raske hakkama saada lapsevanemana sellega, kui see laps on kurb või ta tahab midagi saada ja ta pettub selles või on vihane. Kui sina rääkisid sellest kahest poolest, siis minule kohe mõttesse turgatas enesekehtestamise teooria. Selles mõttes, et enesekehtestamine, no me räägime tihti enesekehtestamisest, aga kui me vaatame sinna taha kui sellise, tõesti ütleme, suhtlemisviisi või suhtlemisõpetuse taha ja lähme sinna niimoodi sügavamale sisse, siis enesekehtestamine on ka üks punkt skaalal ja seal on need skaala erinevad otsad on siis selline alistuv või allaheitlik suhtlemisviis või käitumisviis ja teise skaala otsas on agressiivne käitumisviis. Ja enesekehtestamine on seal täpselt keskel. Ja tegelikult enesekehtestamise puhul see nii-öelda vastutus ühe suhte toimimise eest on mõlemal osapoolel. Ja see on selline suhtlemisviis, kus ideaalvariandis võiks olla nii, et me suhtleme nii, et arvestatakse nii ühe kui teise osapoole vajadustega. Aga see ei tähenda seda, et me peame suhtlema niimoodi, et mitte kunagi a la... Et kõik on rahul kogu aeg. Kõik on rahul ja et me peame saama nagu, või lõpptulemus peab olema see, et me mõlemad saame seda, mida me alguses tahtsime. No see on ebarealistlik. See on ebarealistlik, aga et kui sa seda mainisid, siis mulle meenus nagu see alati, kui ma kuulen, kui räägitakse, minu jaoks, kui räägitakse ükskõik missuguses situatsioonis lastega seoses, kas klassiruumis või kusagil mujal, kui keegi ütleb, et tänapäeval ju me ei saa mitte midagi teha, õpetajal ei ole mitte mingisuguseid õigusi klassiruumis, siis minu esimene küsimus on, aga mis need õigused olid, mis vanasti olid ja nüüd on ära võetud? Mina tean, et ei tohi last lüüa. Ma tean seda, et sa ei tohi last niimoodi, eks ole, vaimselt alavääristada. Et need on minu jaoks elementaarsed sellised inimõigused, mis kõigil on. Et mis see on, mida sa seal teha ei saa, selles mõttes, et ennast kehtestada võime me alati ja seda õigust ei ole mitte kusagilt ära võetud. Ja enese kehtestamine käibki läbi selle, et ma ei alaväärista seda teist inimest, ma ei häbista teda, ma ei kritiseeri teda, halvas mõttes ei kritiseeri, on ju. Et tegelikult lastega samamoodi ja see, kui me võtame sealt selle Fafo, siis näiteks selle kinda näite, siis minu kõige suurem hirm, minu jaoks see tähendab, jälle sinna ühte äärmusesse minekut, nagu sa mainisid, aga minu esimene mõte, kui ma seda kuulen, on see, et aga kuhu jääb just see kuldne kesktee, kuhu jääb lapse arenguga arvestamine, lapse selliste nagu vajaduste märkamine, mõistmine, sest et kui me võtame väike lapse, või isegi mitte väike lapse, aga kui laps ei taha kindaid kätte panna, siis võtame lasteaia näite ja võtame väike lapse näiteks. Meil on kiire hommik. Laps peab saama lasteaeda kindlaks kellaajaks. Ta ärkab tusase tujuga. Kindlal kellaajal peab ta midagi ära sööma. Kindlal kellaajal peab ta saama riidesse, peab ta saama välja. Õudne stressiolukord vanematele. Ja nüüd ta ei taha veel kindaid ka kätte panna. Siis minu küsimus on, et kelle vajadus on üldse see, et see laps sinna lasteaeda saaks? Kas lapse vajadus? Tegelikult need reaktsioonid lapse pealt on ju lapse poolt on selles olukorras, milles laps on täiesti normaalsed. Ja see, et ta kinnast kätte ei taha panna, on võib-olla lihtsalt märk sellest, et ma tahan ise ka mingisuguse otsuse ja valiku teha selles osas, kuidas ma võib-olla ärkan ennast valmis sean või lihtsalt, ta ei mõtle selle peale, eks ole, reaalselt ja analüütiliselt. Aga see on nagu reaktsioon millelegi. Või on see reaktsioon, et ma ei tea, emme, ma vajan korraks sinu tähelepanu, istu minu kõrvale ja anna mulle natuke aega. Ja kui ma olen selle andnud ära näiteks, siis pärast seda on laps valmis ka kinda kätte panema. Et minu jaoks see Fafo, jälle ütlesin valesti, Fafo
noh, ma ei tea seda, eks ole, nii detailselt, aga see on see esimene mõte, mis mul tekib, et see oht on see, et unustatakse ära noh, laps ise ja see, mis selle mingisuguse lapse käitumise taga on. Nii palju, kui ma lugesin selle kohta, siis see sinu näite põhjalt see liikumine või see trend ongi kerkinud sellest, et meil tekkis see trend pehmest vanemlusest, mis tähendaski seda, et see vanem jäigi sinna lapsega istuma ja neid kindaid kätte nuruma. Et mõlemal juhul ongi see, et piirid ju puuduvad tegelikult, need turvalised piirid. Et ma saan aru, et ma arvan, et sa ei ole ka selle poolt, et me jäämegi tööle hiljaks iga päev, sellepärast et me peegeldame, arvestame lapse tunnetega, anname talle aega ärgata tund aega, süüa tund aega, riidesse panna tund aega, juba on 3 tundi möödas sellest ajast, kui laps on ärganud. Et mõlemad on need, mis tegelikult ei arvesta sellega, et seal kommunikatsioonis ongi rohkem kui see laps, et seal on ka täiskasvanud, kes peavad paratamatult jõudma õigeks ajaks tööle. Ja nii palju, kui ma lugesin, see tekkiski selle vastukaaluks, sest vanemad on sellest väsinud, et lapsed dikteerivad kogu nende elu, ehk siis sellele pehmele vanemlusele, kus arvestati ainult lapsega ja nagu sa ennem ütlesid, et see enesekehtestamine on puudu ja on tekkinud ainult see allaheitlikkus, sellepärast et meil on nii suur soov tegelikult oma lapsi aidata ja nendega arvestada, et me unustame selle ära, et nad õpivad ka nendest olukordadest, kus nad võib-olla peavadki hakkama saama sellega, et ma pean lasteaeda minema, mul pole tegelikult valikut. Et see küsimus ilmselt ongi selles, et kuidas ma aitan lapse sellest kohast üle, et me kõik peame selleks ajaks, mul on auto, mina jõuan võib-olla autoga, võib-olla mul ei ole see nii kriitiline, aga kui ma oleksin bussisõitja, et ma pean jõudma, ma pean, aga mul on natuke rohkem mänguruumi näiteks, aga buss mind ei oota, auto ootab maja ees võib-olla 5 minutit, aga seal võib olla ka täitsa 5 minuti küsimus, kus ma peangi jõudma selle bussi peale, et tööle jõuda ja mul ei olegi nagu valikut. Et pigem ongi küsimus selles, et kuidas me saame seda teha niimoodi, et mina vanemana jääksin ellu, et see laps ka jõuaks lasteaeda võib-olla mitte kõige rõõmsamas tujus alati, aga mitte ka sellega, et ta peab ise aru saama kõigest sellest, mis tema sees toimub ja kõige sellega ka ise hakkama saama. Et siuke nagu näen, et me kogu aeg otsime praegu sellist tasakaalu erinevate nende trendide ja nende positsioonide vahel. Jah, sest et mulle endale tundub ka, et ongi täpselt see enesekehtestamise pool on nagu jäänud võib-olla kuidagi vajaka seal, sest et see pehme vanemlus, ma ütlengi, et kui jälle, ega ma ei ole neid ühtegi niimoodi, et ma nüüd olen töötanud meeletud materjale läbi, et räägin lihtsalt selle pinnalt, on ju, mis minu arvamus praegu on. Et seal ka ma saan aru, selle FAFO puhul on ka see, et pigem nagu see, et mitte pehme vanemlus kui selline, vaid jälle selle nagu äärmus. Just see, et mitte siis, kui on ju see jälle see enesekehtestamine ära jäetakse, eks ole, see piiride seadmine ära jäetakse. Aga jälle, kui me võtame lihtsalt niisama ka lapse, ühe kasvava lapse, siis meie ülesanne ju täiskasvanudena ongi neid piire seada, hoida ja nii kaua, kuni ühel hetkel laps ise neid endale suudab teha ja kui ta arengus nii kaugele jõuab. Meie ju tegelikult vastutame lapse heaolu eest. Ja tegelikult, kui sa jälle see väga lihtne näide, aga -20 ja sa tahad näiteks lapse on ju selle ilma kinnasteta mängima. Muidugi ta võib neid ära seal kiskuda ja kõike teha, kui ta välja läheb on ju ja lõpuks on talle ikkagi need kätte saada. Ja otse loomulikult on ju, kui ta saab selle külma tunde, siis ta saab selle kogemuse ja loodetavasti tõesti ühel hetkel ta mõistab, et äkki ikkagi on nagu hea asi see kinnas kätte panna. Kuigi ma kahtlen, kas 3-aastane neid järeldusi ise teeb. Mul endal peas käivad praegu teismelised hoopistükkis, kes käivad talvel suvejalanõudega ja siis, kui 2 aastat ära käinud, saavad endale talvesaapad ja siis mõtled, issand, kui hea ja soe on. Aga pane sa neile jalga need talvesaapad, ütle, et nad peavad seda tegema. Et jah, et see ei ole, minu jaoks on selles, et need asjad ei ole mustvalged ja me ei saa neid, ükski suhtlemisolukord ei ole mustvalge. Aga kui me lähme, minu jaoks, kui me lähme sinna mustvalgelt, käitumine tagajärg nii-öelda, et sellest või tegu ka tagajärg on ju, et siis see on minu jaoks selline, kuidas öelda, see läheb nagu loomade dresseerimise valdkonda.
aga lapsed ja inimene on väga palju rohkem nüansirikkamad olendid, kuigi ma ei taha nüüd midagi öelda loomade või näiteks koerte dresseerimise kohta või nende nagu olemuse kohta, et midagi halba öelda, aga mis ja kuidas mõjutab, siis see on ammu selgeks tehtud, et ainult pitsa ja präänikuga me ei saa neid tulemusi, mida me tihtipeale ootame. Vähemalt mitte pikaajaliselt. Just täpselt pikaajaliselt mitte, selles mõttes me saame nüüd ja praegu, aga kui me võtame pikaajaliste nagu eesmärkide ja mõtleme nende peale ja mõjude peale, siis võime selle pitsa präänikuga teha karuteene enda ja lapse suhtele. Et see on jah selline, aga siis tekib küsimus, mis siis saab, mis siis on, kuidas ma siis peaks. Et jah, kuidas siis peaks. Nendes olukord. Ma arvan, et siin ongi see võtmeküsimus, mis sa ise ütlesid, et sa tõid näite 3-aastase kohta, kes peab lasteaeda jõudma ja samal ajal teismelise kohta, kes ei taha panna neid nõmedaid talvesaapaid jalga, et see ongi see, et see ei ole mustvalge, et see üks sama mudel ei tööta erinevates vanustes laste peale, juba see on see teadmine, mis peaks nagu kuklas tiksuma. Et 3-aastase eest ma vastutan hoopis teistmoodi lapsevanemana, kui ma vastutan teismelise eest mõnes mõttes. Et ühel juhul ma võingi lasta teha rohkem selliseid otsuseid, teisel juhul ma pean need otsused ikkagi ise ära tegema ja see ei ole, ma saan ka aru sellest vanemate hirmust, et lapsed ei saa ise midagi otsustada, aga see otsus, mida sa lapse eest ära teed, ongi alati sellel kaalutlusel, kui palju tema suudab millegi eest vastutada. Paraku 3., 4., 5. ka ei suuda vastutada selle eest, et ta teeb õige valiku riiete osas, sellepärast, et tal puudub selline elukogemus, mis lubaks tal sellisel tasemel neid otsuseid vastu võtta ja hiljem ka sealt järeldusi teha, kui midagi valesti läheb, et kuidas toimub seal nende peas järelduste tegemine ilmselt mitte samamoodi, nagu toimub see ühe teismelise peas, et 3-aastane ei pruugigi seostada seda, et tal on kätel külm sellega, et tema otsustas neid kindaid mitte kätte panna. Et tema jaoks need otsused võivad olla seotud, need põhjus-tagajärjed võivad olla seotud hoopis mingite ennem toimunud situatsioonidega. Ja see ongi see, mida me peame enda jaoks selgeks tegema. Mina mõtlesin sind kuulates lihtsalt selle peale nagu praktilise poole peale, suhtlemissituatsioonist lähtuvalt, on ju. Et kuidas ja mis siis minu jaoks, ütleme need sellised erinevad suhtlemisviisid, siis mis see tähendaks, sa tõidki selle näite, et me istume seal võib-olla 2-3 tundi ja muudkui aga tegeleme lapse tunnetega ja sellega, mida laps soovib või tahab parasjagu ja ise tööle ei jõua. Et ütleme, mitte üheski, jälle toonitades seda, mitte ükski, iga suhtlemissituatsioon nõuab erinevaid lähenemisi selles mõttes, et meil ei ole kahte ühesugust, ei ole niimoodi, et ma saan öelda, et kui sa ütled nüüd nii, siis see lahendab probleemi, sest et suhtlemine on protsess. Ja pärast seda, kui mina midagi ütlen, tuleb ju vastus ja ma pean jälle leidma viisi, kuidas sellele vastata ja see, mida inimene vastab mulle või see laps vastab, võib olla midagi väga erinevat kui sellest, mida ma arvan, et sealt tulla võib. Aga näiteks, mis minu jaoks, kui me võtame enese kehtestamise ka, siis mis seal on oluline? Oluline mõte on see, et ärme nagu, kuidas öelda, ärme trambime jalge alla neid lapse tundeid, ärme nagu ignoreerime neid, aga seame piire ikka ja seda kõike saab teha kas või näiteks ühe lausega. Mulle mänguterapeudile viskab kohe ütle 3-osaline. 3-osaline jaa, aga ma mõtlen seda, et tegelikult enese kehtestamises on selline tehnika olemas nagu katkine plaat. Ja katkine plaadi tehnika on see, et sa kogu aeg ütled ühte seda sama. Ja enese kehtestamise juurde ei kuulu kritiseerimine, süüdistamine, teise inimese, ma ei tea, õpetussõnadega ülevalamine, 3-aastase näide, seal pole mitte mingisugust mõtet, nad ei suuda ei jälgida ega aru saada meie sellistest pikkadest loengutest selle põhjal, mis saab ja miks ja kuidas, ma ei tea, mis sul selle tagajärjel juhtub, kui sa nüüd niimoodi õue lähed. Ja mida me saame teha, see katkine plaat, väga lihtne tehnika. Pane sinna ette see lapse tunnete valideerimine, mis tähendabki seda,
ma saan aru näiteks, et nad on ebamugavad käes, on ju. Aga me paneme kindad kätte ja lähme õueautosse kindad käes. Noh, näiteks, on ju. Laps, ma ei tea, mis ta siis selle peale teeb, ütleb samamoodi nagu ta ütleb. Ma saan aru, see ärritab sind. Aga kindad tuleb kätte panna. Me paneme kindad kätte ja lähme välja autosse. Tead, mis ma mõtlen selle juures veel või? Kui mul oleks siuke 3-aastane laps ja mul oleks selline olukord, nagu sa enne ütlesid ka, sa pead paindlik olema. Kui ma ei jääks ka võib-olla 10 korda 3-aastasele seda kordama, ma ütleks, et tead, aga lähme siis, ma võtan need kindad kaasa. Sest vahel lapsed vajavad sellest olukorrast välja astumist ja siis see uks läheb selja taga kinni. Ja me paneme kindad kätte. Ja ta võtab, ja täpselt seesama, mul oli ka see mõte ühel hetkel, et teine asi ongi see, et see maa, mis ma lähen kodust autosse, ei pruugigi mitte midagi tähendada. Aga need kindad on kaasas, ma viin nad sinna lasteaeda, ta võib minna ka sealt autost sinna lasteaia majani, nii et tal neid kindad ei ole, ta on saanud ise otsused ja need lähevad sinna kappi ja ma võin kihla vedada, kui õpetaja ütleb, ta paneb need kindad kätte, sest lasteaias on niikuinii teistmoodi, on ju. Et noh, vot just see asi on see, mis mind selle FAFO juures nagu hirmutab. Seepärast, et sa ise teada. Ja kasvõi see sama asi, et ongi see, et ka see näide, mis ma tõin selle katkise plaadi kohta, on ju, et see on ka üks asi, mille me valime, millal, mis, kuidas. See ei ole nii, et ma nüüd alati pean seda ja näed, see ei toiminud. See ongi see lapse soovide, vajadustega arvestamine, on ju. Aga kui ma saadan ta sinna, siis ei panegi ja ongi kõik lähed ise tead, mis saab autosse lasteaeda ilma kinnasteta ja nüüd ta lähebki õue ja siis ta saab oma kogemuse kätte. Vot see on see, mida ma kõige rohkem kardan, mis sealt tulla võib. Mis selle trendiga paraku nagu kaasas käib, mida võib sotsiaalmeediast märgata lihtsalt jah, et nende põhjuste ja tagajärgede omavaheline sidumine, mis lastel ei tule välja. Ma praegu lihtsalt mõtlesin selle peale, et ma ei tihka ka täiskasvanule pärast parastada. Et mul on hoopis see küsimus, et kas see on nagu, ma ei tea, kas nagu viisakas või eetiline käitumine üleüldse kellegi puhul öelda pärast, et ma ju ütlesin sulle või nägid nüüd, ma teadsin kohe, et nii läheb. Kui sa naljaga ütled ja see on omavaheline sarkasm, mida ka lapsed ei mõista, veel väiksed lapsed. Jah, aga nagu üleüldse, et kas selline suhtlemine peaks olema meie siukses tavapärases suhtlusruumis, see on hoopis võib-olla küsimus. Tead, see on suur küsimus, aga see on, kuidas öelda, mulle tundub, et ma ise olen arvanud kogu aeg, et aastatega midagi muutub. Aga mulle tundub, et väga ei muutu. Et me jõuame erinevate ringidega ikka samasse kohta. Selles mõttes, et ma mõtlen, et noh, kui mina olin noor, on ju, ja 20 aastat tagasi ja rohkem tagasi, kui sai meeletult igasuguseid loen praegu ka, aga natuke teistsuguseid raamatuid, on ju, aga loetud ja suhtlemis erinevaid selliseid koolitusi läbitud ja oldud, siis mulle tundus, et oi, et 20 aasta pärast kõik on muutunud, igal pool on muutunud, ei ole midagi muutunud. Tegelikult on täpselt needsamad asjad, täpselt needsamad suhtlemisviisid, needsamad, mis sa välja tood, on ju, et miks peaks kellegiga parastama, aga kui nüüd mõtelda selle peale, et kui palju tegelikult seda ikkagi lastega tehakse, lastega rohkem, võib-olla nagu naised meestega rohkem, et siis see ei ole kadunud nähtus. Ma ütlen, ma ükskord väga enda jaoks üllatusin, see oli ka jälle aastaid tagasi küll, aga üllatusin selle peale, et ma olin arvanud, et selline häbi on mingi meie lapsepõlve selline nähtus. Püksid käbi see. Jah, või täpselt see, et lapsele tehaksegi, et häbi. Aga ei, kaugeltki mitte. Et kui ma sattusin peale, kuidas vanaema kahekesi oma väikelast sel moel motiveerisid, siis proovisid siis nii-öelda tema pikemas perspektiivis, eks ole, teda sellisele kohasele käitumisele seeläbi mõjutada, et vot nüüd nutab praegu, näed siin on ju, oled õnnetu selle ees, et sa ei saanud poest sellist asja, et siis nüüd vot häbi sulle, on ju, et siis see mõte on ju ikka see, et tulevikus siis ta äkki ei teeks niimoodi enam, sest et see on ju häbiväärne. Et siis see ausalt öeldes sellise, kuidas öeldakse, sellise, tõi mind kainestas hetkeks, sest ma arvasin, et sellist asja ei eksisteeri, aga eksisteerib. Nii et jah, ja ma saan aru sellest ka, et tõesti, kui ei ole olnud
võib-olla kui nii-öelda eeskuju, aga ei ole oskusi, otse loomulikult enda närvid on üles krutitud, lapsed on väikseid, palju teha on ju ja nii edasi, et siis on ka lihtsalt sellised, kuidas öelda, meetodid nagu kasutusele võtta, sest ma ei tea lihtsalt teistmoodi, ma ei oska lihtsalt teistmoodi. Et ja siis ongi see, et ma otsin neid lahendusi, proovin, on ju, vot ongi, lähengi sealt, on ju, ühte äärmusesse või teise, sest selleks, et jõuda sinna keskele, me peame väga palju harjutama. Me ei saa uut mõtlemisviisi, suhtlemisviisi omandada nii, kohe, on ju. Ja see, kui ma sotsiaalmeediast vaatan 1,5 minutilist jupikest ja seal antakse üks lause mulle, ma lähen, proovin seda ühte lauset, aga see ju ei toimi, sest järgmisena laps ütleb mulle midagi muud, ma jälle ei oska midagi talle vastata, siis loobungi ja lähengi ja proovin siis midagi muud, on ju, olen proovinud seda kuulamist, on ju, olen proovinud niimoodi, et olen ära unustanud selle enesekehtestamist, ma ei oska seda teha. No siis ma lähengi sinna teise äärmusesse. Ja siis need laused, mis sealt tagant ju kõlavad läbi sotsiaalmeedia, ongi sellised, et täiesti õiged, nad on täiesti tõesed. Lase ise lapsel katsetada, lase neil ise avastada. Nad peavad seda saama, mis ongi nagu täiesti õige, peavadki saama. Nad peavad ise katsetama, kui ma astun märjale kivile, kas see on libe. Kui ma lähen väga külma ilmaga õhukselt õue, kas on külm. Kui ma tõmban klaasi laua pealt maha, kas see läheb katki? Ja selles mõttes, et tõesti nad katsetavad ja nad katsetavad läbi ise tegemise ja muud moodi nad ei saa seda kogemust. Milles on küsimus sellest, mis sellele järgneb. Et see, mis mina lugesin selle trendi kohta, oligi see, et seal järgnesid nagu füüsilised kannatused. Kui sulle toit ei maitse, siis sööd homme seda külma toitu ja oled näljas. Karistus. Kui sa lähed ilma vihmavarjuta õue matkale, siis ja vihma hakkab sadama, siis sa tuledki märgade riietega terve tee koju, istud märgade riietega autos ja sul on külm. Et minu jaoks see juba ületab sellise vanema vastutuse piiri, just, et see on nagu füüsilise ebamugavusega, valuga ja nagu natuke nagu ka piinlemisega, siis õpetama lapsel neid tagajärgi. Kui laps ei taha võtta seda jopet kaasa matkale, siis võta ise. Vanemad ka kotti, see on paratamatu, mis me lastega teeme. Või ma mõtlen, kui mul ongi teismeline, kes ei võtnud piisavalt riideid kaasa, ma olen ka, või mul nagu abikaasa, siis on oma jope lihtsalt ära andnud, sest et ongi maha ununenud, sest ta arvas, et tal ei lähe seda vaja. Aga sa ei jäta justkui, see ei ole oma piiride allalaskmine, kui sa oma last hätta ei jäta. Et me võime pärast sellest rääkida. Ma arvan, et selle Fafo algne mõte oligi see. Vaja, 3-sega pärast räägi, aga teismelisega, et sa annadki selle jope ja ütled, et sul on külm. Ja, just. Et võib-olla järgmine kord ütled, et kuule, sul oli eelmine kord külm, võta ikka kaasa. Aga mina mõtlen seda, et meil ei ole mõtet teda siis pärast seda nüüd vaata, arutame nüüd läbi, mis nüüd valesti oli. Näed, see läheb nüüd sinna, ma ju ütlesin sulle, võtta jope kaasa. No seda me ei tee, et ongi. Ja seal tegelikult see teismeline, uskuge või mitte, aga ta saab ju oma kogemuse. Seal ta saabki. Aga me lähme ikkagi appi ju vanemana. Ja mul tekib ka küsimus, et kui laps kogu aeg midagi unustab, kui ta kogu aeg midagi tegema jätab, et mis seal taga on, et kas seal võib olla hoopis mingi muu asi taga, mitte see, et ta... Võib-olla on ATH-ga tegemist. Just, et võib-olla seal on hoopis millegi muuga. Just, aga kui ma kogu aeg lasen tal nagu piinelda nendes olukordades, siis ma ei vaatagi nende olukordade taha mitte kunagi ja ma arvan, et ma siis kehtestan ennast. See on tegelikult hooletuse jätmine ja pikemas perspektiivis ongi, et ma ütleks, et kui ma nüüd mõtlen niimoodi, jälle me siin ei lähe ju igasugustesse detailidesse ja ei hakka mingeid õpetusse, selles mõttes ma mõtlen suhtlemisõpetust või midagi tegema. Aga et pikemas perspektiivis me võime sellisel moel hoopis tükis seda vastupanu ja trotsi süvendada. Või hirmu. Jah, või hirmu. Ja jälle mõelda selle peale, et mida see teeb minu ja lapse omavahelise suhtega pikemas perspektiivis. Ja siis ei aita see, kui me ühel hetkel mõtleme, et aga ma ju nii proovisin ja tema heaks kõike tegin, kuidas nüüd nii on. Et siis ei ole sellest enam kasu. Et jah. Aga jah. Et ma lihtsalt ka natuke süübisin sellesse ja lugesin, et ongi täiesti arusaadav,
noored vanemad ongi väga segaduses kõigest sellest infost, mida tuleb väga palju, kõigest nendest trendidest, mida promotakse väga oskuslikult, et need ei ole ka niisama videod seal igasugustel sotsiaalmeedia platvormidel, need on oskuslikult ikkagi kokku pandud jälgijate kogumiseks ja noh, võib arvata, et suur osa sellest ongi näitemäng ja väga kureeritud tegevus seal. Ja ongi arusaadav, et lapsevanemad on segaduses ja lugesingi selle kohta, et on üks reaktsioon sellele, et erinevad trendid on üks reaktsioon sellele, et meil on strukturaalsed vead sees selles, kuidas ühiskond üldse suhtub vanemlusse ja just selles osas, et vanemad on üksi jäetud. Seesama, see vanasõna, et last kasvatab kogu küla. Ja no see ongi, ma ütlen, et kui mõelda selle peale, et kui on teada, et kui vanematele öelda, et te olete head vanemad, siis paraneb nii-öelda ka nende on ju vanemlusstiil nii-öelda on ju ja kui me vähendame lapsevanemate stressi, siis paraneb niivõrd ka nende omavaheline suhe, nende suhe lastega ja noh, siis jah, vot see on jälle see kogu küla on ju kasvatab, sest et täpselt, et vanem on üksi. Tänapäeval on vanem üksi, ei ole ka enam üksi ja samas ta on alati abis ja siis ta tunnebki sidet nende sotsiaalmeedia platvormi nende teiste vanematega, kes näiliselt on hädas samade asjadega ja selle ühise keele leidmine ja selle ühise ruumi tekitamine seal on nii lihtne, sest et ometi keegi on, kes mõistab mind. Ja teine asi, mis ma ka näen, võib-olla seda, et hirm teha kogu aeg midagi valesti ja sealt kaob tagantjärele see eneseusaldus ja siis, kui me ennast enam ei kuula laste kasvatamisel, siis hakkabki allamäge minema, sest et siis tekibki see tunne, et kui ma ei tee nüüd nii, nagu teevad pehmed vanemad, siis ma saan väga palju kriitikat. Kui ma nüüd ei järgi seda teist trendi, siis mulle öeldakse jälle sa teed valesti. Ja kui mul on mõnus aktiivne tegelane kodus, siis koolis öeldakse, kui ta ei kuule ja istu paigal, et see on vanemate süü. Pereteraapiat on vaja. No ma toon nüüd nagu selles mõttes, jah, selle aspekti sisse, aga lihtsalt nagu selles mõttes jah, et vanematel on väga suur pinge ja ma tahtsin öelda vastutus, see on meil nii või naa. Aga kui me ei saa mitte mingil moel seda kellegagi jagada, siis on keeruline. Ega me ei saa võrrelda tegelikult ju tänapäeva elu 100 aasta taguse eluga või saame öelda, et see on teistmoodi, on ju, et aga igal ajastul on omad head ja omad vead. Aga me ju teame, mis meile, ütleme, inimestena või liigina on omane, et tegelikult ei ole meile omane see, et lapsi kasvatab ainult üks vanem ja keegi tugivõrgustikku nii-öelda ei ole, karja, kui nii võib öelda, ümber ei ole ja selleks meil on vajadus selle järele ja seal praegu ongi karjaks siis sotsiaalmeedia. Mulle tundub nii. Mis ühtepidi nagu on niisugune näiline lähedus, teiselt poolt on ta ikkagi nagu see, mis viib inimesi üksteisest eemale, sellepärast, et nagu sa ütlesid, et meil on ikkagi liigina vaja seda füüsilist lähedust. Me ei suuda läbi ekraanide ei üksteist reguleerida ega üksteist toetada selliselt, nagu me suudame päris kontaktis. Just, et see on ka põhjus, miks laps, kes on ärev või mures või vihane või kurb, otsib sageli vanema lähedust, et see aitab tal ennast ikkagi reguleerida. Ja kui vanem on hõivatud, siis võtab keegi teine täiskasvanu selle lapse eest vastutuse üle. Et kui on vaatad mõned põlisrahvad või kes veel elavad veidigi niimoodi, kuidas öeldaks, ma nüüd õige termini kasutan, traditsiooniliselt või. Et siis mõnes kohas ongi nii, et lapsed on kõigi lapsed. Et see tähendab seda, et kui nad on parasjagu, eks ole, seal minu juures, siis ma toidangi kõiki lapsi, kes seal minu juures on. Järgmine päev nad on teise juures ja tema toidab neid lapsi, kes seal on, sest et nad on meie kõikide lapsed. Me kasvatame neid nii-öelda koos. Et meie jaoks on oluline, et nad koos saaksid või nad nagu kasvatada toimivateks ja terveteks täiskasvanuteks. Muidugi, ega meie ühiskond teeb ka. Ma ütlen, et meil ju
noh, mis meil alternatiivid on lasteaiad ja sellised noh, mingisugused teistsugused toetusmehhanismid, aga jah, et ja see on juba täitsa omaette teema, et kas ja kui palju ja kuidas see, et noh, ühesõnaga see, et see ei asenda tegelikult seda ju oma lähedaste ringi ja seda tugivõrgustikku, mis mul nagu peresüsteemis on või lähedases sotsiaalses ringis. Ja nii, et ega me nende trendide vastu ei saa. Ja ega peagi saa. Ei saa, aga noh, nagu ma ka lugesin, sest et ma ei olnud eriti sellest uuest trendist kuulnud, aga ma lugesin, et see juba hääbub. Me on hiljaks jäänud siin oma arutlustega. Tulemas uus fafo, mis on pehme fafo. Et ma eile Sirile ütlesin ka, et õnneks need rongid lähevad nii kiiresti, et kõige peale ei jõuagi hüpata. Et jumal tänatud, sest et ega nende trendidega ei jõuagi kaasas käia. Ma arvan, et ei peagi kaasas käima. Ma arvan, et meid lõpuks päästaks see, kui me usaldame rohkem iseenda vaistu ja vähem neid trende. Mina ütleks, ja vaistu just, et ja võib-olla enda instinkte, kui me anname võimaluse selle jaoks üldse endale, et siin maailmas täna. Ja võib-olla keskenduks lihtsalt sellele suhtele, mis mul lapsega on. Et see on hästi oluline. Aga jah, nende trendidega ma mõtlesin, et noh, nagu ikka, mulle kohane aega ma jõuan ka kaasa alles siis, kui mingi asi moest hakkab ära minema. Siis tuleb juba, siis ma harjun ära. Ja siis vaatab edasi. Aga noh, vähemalt meil oli täna midagi, millest rääkida korraks. Mille üle mõtiskleda. Kas me nüüd kuhugi tarka kohta sellega välja jõudsime, see on ise küsimus, aga ma loodan, et igaüks sai meiega natuke kaasa mõelda. Ja saab siis järgi uurida, mis see on, sest ega mänguteraapiaga nüüd seda seostades, ega siin muud seost ei ole kui see, et meie juurde tulevad vanemad, kes võib-olla mingeid selliseid praktikaid kasutavad ja siis lihtsalt me teame, et aha, selline asi on olemas või siis varsti teame, et aha, oli olemas. Ega siin muud ju sellega seoses ei ole, aga lihtsalt jälle selline põnev teema lastega seoses, millele arutleda, ma arvan. Vot. Aga tõmbame otsad kokku, on ju? Jah, kuulge, aga aitäh, et kuulasite, kes meid siin kuulas ja varsti näeme jälle. Jah, näeme jälle.